Tervist kõigile! Nädal on nüüd möödas, kui me oleme eriolukorras, aga see ei tähenda seda, et meie keha ei vaja aktiivsust. Ja täna ma näitan teile ringsüsteemis harjutusi, mida te saate teha õues. Kellel oma õue ei ole, saab seda samamoodi teha kodus. Siin mul on koolist välja võetud vanad sangpommid. Kellel on kodus sangpomme, saab ka jõuharjutusi teha, aga jõuharjutuste juurde tuleme järgmine tund. Täna siis alustame harjutustega, mis on mõeldud nii jalgadele kui ülakehale ja alustame alt üles. Esimene harjutus näeb siis välja niimoodi, et võtad sellise joone asendi, jalad on õlgade laiuselt ja lähed 2 sammu kõrvale, teed puudutus ja paremale ja jälle ühele poole ja teisele poole ja niimoodi kuskil 20 korda. Näitan ka teiselt poolt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, jälle puude. Kükk ei pea olema madal, selline paras kükk. Ja põlved liiguvad jällegi väljapoole, selg on nõgus. Tegid selle harjutuse ära, 15-20 kordust, siis selle harjutuse vahel, iga harjutuse vahel on paus 30 sekundit. Järgmine harjutus on kükk. Jällegi, jalad õlgade laiuselt, varvad väljapoole, põlved liiguvad väljapoole ja kükk. Ja kükk, et tagumine puus läheks põlvest allapoole. Ei pea olema hästi sügav, aga selline on parast. Näitan teiselt poolt, külje pealt ja hoiad asendit õige, jah? Selg on nõgus ja jällegi 15-20 kükki. Kui see harjutus on tehtud, siis järgmine harjutus on kätekõverdus. Aga kätekõverdus on kitsalt. Ei ole laialt. See on raskem variant, ei pane ka siin sõrmi kokku. Nii kitsalt ja lased alla. Jällegi, ei ole puus all, ei ole tagumik püsti, sirge asend ja jällegi 10-12 kordust. Võid teha ka põlvede peal, kui sa ei jõua, et põlvede peal. Paned midagi endale alla, aga siis on kordusi 15-20. Järgmine harjutus on koha peal jooks. Käed on puusade kõrgusel ja jällegi 40-60 kordust. Harjutus, kui on tehtud jooks, 30 sekundit pausi, kuni 30. Järgmine harjutus on nagu kosmonaut, aga ilma üleshüppeta. Lähed algasendisse nagu toenglamangusse. Ei pea hüppama nagu konn, jalgu laiali. Jällegi. Ja neid konna hüppeid on kuskil 10. Jällegi teed harjutuse ära, 30 sekundit pausi. Järgmine harjutus on press. Selleks ma kasutan võimlemismatti ja press. Õigemini on ta poolpress. Toetad siia, jalad on õhus ja käed ja 20-30 kordust. Nii, tegid ära selle külje pressid. Nüüd järgmine kohe on käärid. Käed võivad olla külje peal ja jällegi 20-30 kordust. Käärid ära. Järgmine on jalgade tõsted. Ja nüüd on need tõsted niimoodi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja nii loed kuni 20. Tegid ära need jalgade tõsted. Alguses 2 lühemat, 1 kõrgem. 2 lühemat, 1 kõrgem. 15-20 kordust. Ja nüüd viimane finaal on toenglamangus. Ja tõstad lihtsalt vastas, käsi vastas põlve. Ja seda on 10 kordust.
nüüd, kui sa need 9 harjutust olid ära teinud, siis on puhkus 3-5 minutit ja teed jälle uuesti otsast peale. Kas sa teed 2 ringi, 3, 4 või 5? See on sinu enda tunnetuse küsimus. Alguses püüa teha rahulikumalt ja järjest tõsta siis kordusid. Nii, tänaseks kõik. Järgmine kord kohtume raskuste tõstmisega. Olge terved!